Tere taas üle pika aja on juba juuni keskel, meie veel vaatan öökis maikuud ja kõik selle on põhjustanud väikesed puhkuseperioodid ja ega me isegi mäletame, mis seal täpselt oli, aga tänu teile vaatajad, kes te olete kirjutanud ja helistanud, et kuhu saade jäi, siis me peame ikkagi vastu tulema ja teeme seda suure rõõmuga, nii et vaatasime need lood jälle kõik uuesti üle ja saame sinna pilgu ehita, nii et Sven, anna aga tuld ja mis sa sealt kohe esimesena leidsid? Tervitus, ega valikut ei ole, tuleb alustada Eesti edulooga ja Kaja Kallasega, kes siis on meid esindanud ja samas ka Euroopat ja mitte vähe. Aga see esindamine ei ole kõige paremini välja tulnud, küll ta tahab seal kohtuda ühega, küll teisega, küll õhutada sõda, küll siis ikkagi rahulepingut ürisistada, aga üks ega teine ei tule hästi välja. Aga ajakirjandus on leidnud lahenduse ja hakanud kirjutama Kaja Kallasest kui emeriitmodellist ja juhtinud tähelepanu tema moealastele saavutustele, et olgu nende muude saavutustega, kuidas on, siis moealal on Kaja kõva käsi. Kuidas sul on jäänud mulje? No absoluutselt viimastelt üldse nii kaua, et ei peidus püsis, et aga vaata, Euroopasse lähed, ikka jääd kohe pildile rohkem, et muidu siin juhtused salkus ja ei saa kuidagi. No tegelikult natuke halvasti on see, et ega seal Euroopas Kaja ka väga pildil ei ole, ei poliitika ega moega. Tõesti häbi tundmata tunnistan, et võtsin endale välja uuriva ajakirjaniku ülesande ja lugesin siis maailma ajakirju, ajalehti ja selliste ekspertide arvamusi Euroopa poliitikutest ja kes neist siis on moealal nagu kõige tublim. Ja see tulemus, ütleme, Kaja Kallasele siiski olnud üldse soodne, sellepärast, et põhiliselt räägiti Melonist, Itaalia peaministrist, kui kõige juhtivamast moesangarist, kes on ühtlasi nii modernne kui klassikaline ja samas väga mõjukas ja ka väga võimukas. Oma kostüümidega, need kostüümid pole mitte suvalised, vaid need on Armani enda kujundatud väga sageli. Ja kannab välja. Suurepäraselt kannab välja, et soovitan guugeldada ja vaadata ja panna sinna Kaja pildid kõrvale, et siis see jutu mõte saab ka selgeks, mida välismaa lehed räägivad. Ja ega siis muidugi Meloni ei ole üksi. Ka mehed on päris kõval järjel, siis hinnatakse väga kõrgelt Prantsuse presidendi nagu välimust. Et väga heas vormis, suurepärased sellised lihtsad, aga väga nagu maitsekad pintsakud, aga mitte liiga vanamoelised. Nii. Ja nii ongi ikka, teisel kohal ka Kaja Kallast ei ole. Aga võtame siis 3. ja 4. koha, kes sinna, mis arvad, kes võiksid tulla sinna 3. ja 4. kohale? No ma ei tea, kes seal veel võiks olla, mõni, kes see moe lavadel viimasel ajal, ma ei ole väga jälginud neid demonstratsiooni esinemisi. Ega neid moe inimesi poliitikas ei ole palju. Üks prantslane tegelikult siiski on vähem tuntud poliitik, keegi Mara. Mara Carfagna. Ja tõesti guugeldamisel näeb kena välja ja tema järele pannakse üks Kreeka daam, Eva Kaili, kes ka on nagu väga tubli. Aga kuna nad ei ole nii suured, nad ei ole peaministrid ega presidendid, siis näevad küll vaeva, aga ei jõua kuskil, jõuavad kaugemale kui Kaja Kallas. Nii, ja võtame 5. koha, siin statistika mõttes, kui loed siit, loed sealt, keda ikka rohkem mainitakse ja väga masendavad, seda nüüd ausalt üles ei tahakski nagu siin avalikult öelda, aga siis tuleb Putin. Assa. Ja Putini ülikondi kiidetakse. No ei tohi, aga vaata, kui läänes, ega me oleme ka osa Euroopast ja läänest, ega me ise ei nimetaks, aga nagu eksperdid, need nurjatud eksperdid on niimoodi öelnud, aga samas nad kohe pisendavad, et okei, nad on küll nagu head pintsakud tal seljas. Nad ei ole nagu ikka nii ägedad ka, et nad on nagu liiga traditsioonilised, liiga tavalised. Kas ta käib mingi suure joppega, mis maksis 60 000 eurot? Sellest ei olnud juttu. Sellest ei olnud juttu, aga jah, ülikondadest. Aga neid prantsuskeelseid väljendeid ärme siin segadust tekitamiseks ei ole vaja korrata, ma inimeste keel on sõudne, riisavad selle midagi. Ja ka ütleme, et selles mõttes nüüd eestlastele ja Õhtulehe ajakirjanikele nagu lohutuseks, et ega ka Läti ja Leedu poliitikuid ei ole esile tõstetud, ega me ei ole üksi selles moe kuristikus ja hädaorus. Et tõsi küll soomlastel on näinud paremini, et Sanna Marini siiski omal ajal tunnustati, et oli hea välimusega
poliitik siit piirkonnast. Nii et me ei ole ka päris üksi. Et keegi nagu meid, ütleme sellist Balti põhjablokki on ikkagi soomlased nagu Ormeliski, et me ise nagu ei ole, aga mõni soomlane ikka on. Et selles mõttes nagu ikka kodune, et keegi oma jope on seal olemas. Soome klassikaline ilu. Just. Et selles mõttes me peame nüüd eksiarvamused ja ümber võtma endale faktikontrolli, võtame moekontrolli või moetsensori ülesandeid, ütlevad ei, see ei ole nüüd nii, nagu te kirjutate, aga tegelikult on niimoodi, nagu me siis nüüd äsja rääkisime. Aga, et siin oli nüüd juttu meeste moest ja naiste moest, aga asjad lähevad nüüd natuke keerulisemaks. Meie teine teema on siis üks Euroopa direktiiv, mille tõi meie ette Jürgen Ligi. Ja mis räägib siis mitte ainult meestest ja naistest, vaid ka vähem esindatud sugudest. Arne, räägi meile, mis on vähem esindatud sood? No varsti ongi, et mehed ja naised on need vähem esindatud, et ülejäänud on siis. Aga see on muidugi varsti pole tähestikas nii palju tähti ka, et see kõik ära mahuks sinna. Aga mida see Jürgen Ligi, seda nime võib veel mainida? Jürgen Ligi võib praegu täiesti mainida, ta tõi siis avalikkuse ette ja veel täpsemalt Riigikogusse, seaduseelnõu vormis, siis Euroopa Liidust tulnud sookvootide nõude. Aga et see ei puuduta nagu päris igaühte. See on mõeldud niimoodi, et Eestis registreeritud börsiettevõtted, neid ei ole liiga palju, kes meil siis on, eks ole, Eesti Energia näiteks, seal mõned veel, neid ei ole sadu, seal on No varsti pole üldse Eestis enam ettevõtjaid. Ütleme jah, et sellega tegeletakse, see probleem sookvootide probleem laheneb koos börsifirmadega. Aga mõte on siis selles, et Eestis registreeritud börsiettevõtted peavad nüüd tegema raske valiku. Et kaks varianti on. Esimene on see, et vähemalt 40% nõukogu liikmetest peavad siis olema vähem esindatud sugu või sood. Nii ja naa. Ja teine variant, et okei, et kui sa nõukogusse ei taha neid nii palju panna, et see 40% on ikka nagu, kus sa võtad, võib-olla ei olegi nii palju. Okei, teeme teise variandi. 33% juhatuses ja nõukogus ka 33%. Aga mitte 40 siis, eks ole, nõukogus. Aga mis ülejäänud 33 on siis? Ütleme siis 67% suvalised mehed ja naised. Aga mis ta on siis, mis ta põhjendab siis, miks see kasulik on, et see sugude segamine? See on, põhimõtteliselt on see demokraatia, et see nagu võrdne kohtlemine ja esindatus ja kaasamine ja kõik see asi, mis... See on oluline, et ega nad ometi seal börsiettevõttes nõukogus kuskil ei pea ju seksuaalelu elama, nad ju teevad midagi muud, et kuidas see nagu peaks siis olema põhjendatud? Vaata Eesti Energias seal ikka peab olema erinevad seksuaalenergiat, ega seal ei ole niisama, seal on meesenergia, naisenergia, seal peab olema kväärenergia ja... Et ikka särtsu oleks? Muidugi, et selles mõttes nagu see elekter on ka tuuleenergia, päikseenergia, nii see on sätitud, ega nad ei tööta loomulikult, aga nii on endale pähe võetud ja tehakse sellised asjad. Tuule väiksem siis nagu vähemuses? Energia. Nojah, selles mõttes, et sellega tegelevad vähemuslased siis. Ma arvan küll. Jah, niimoodi. Et siis see on nagu neile lähedane, et see on selline nagu elekter, mis nagu peaks elekter olema, aga päris elekter ikkagi ei ole. Ja välja nagu hästi see asi ei tule, kui tuleb, see on kallis ja siis, kui teda vaja ei ole. Et täpselt, ma arvan, et seal ilmselt on mingi seos, kindlas kõneviisis ei väida, aga selline mulje on jäänud. Ühesõnaga lihtsalt veel uuriva ajakirjanduse nagu sellise nagu tööhoo käigus siis vaatasin, et kuidas ega see sookvootide asi ei ole nagu uus, et seda on toodud meile nagu varem ka. 13. aastal tehti ilmselt üks esimesi katseid, aga siis läks nii halvasti, et meil on siin ju Toompeal üks Euroopa asjade komisjon. Ja see komisjon ütles jubedaid asju, ma täiesti tahaksin tsiteerida, siis ei läinud see läbi, 13 aastal nagu komisjon ei toetanud, enne tuleb ju komisjon ja siis tuleb suurde saali. Ja saaldi ei tulnudki sellepärast, et komisjon otsustas niimoodi, et Eesti toetab börsiühingute ulatuslikku otsustusvabadust, sobivate nõukogu liikmete määramisel, sest börsiühingute tegevusvaldkonnad ja tegevuse ulatus on väga erinevad. Nüüd on see ära muudetud.
tegevusvaldkonnad ja ulatus ei ole enam erinevad, need on nüüd kõigil ühesugused ja nõukogu see otsustusvabadus, noh, see on ka lastud torudest alla. Et noh, nii palju on siis muutunud siin 12 aastaga. Aga noh, et see on tõesti huvitav näha nüüd, mis karvaseid ja sulelisi siis meil hakatakse sinna nõukogudesse sättima. Et isegi need asjad ju ei lähe väga hästi meil nendel äriühingutel ja kui nüüd no sa pead sinna kellegi panema. No mis siis, et ta ei jaga matsu, aga vähemalt ta on nagu... No ma ei tea, või siis nad peavad ikkagi mõne sellise spetsialisti pehmeks äkki, ma tead. Nüüd on nüüd teeme selle kastreerimise ära. Midagi ole teha firma nimel. Sa oled hea vend, sa jagad hästi seda energeetikat. Ilma sinuta meil firma hukkub, aga teeme selle asja ära. See on Euroopa Liidu nimel. Ja nii see ilmselt peab minema. Mina teist varianti enne, kus sa neid võtad? Eesti on väike. No tuua siis välismaalt sisse. Mis nemad jälle Eesti asjadest teavad? No jälle ummikus omadega. Ei, eesmalt tõendab abi. Nii, et selles mõttes selline suur projekt. Euroopa projekt ja läheme kolmandaks järgmise suure Euroopa projekti juurde, see on siis meil Rail Baltic. Ja Rail Baltic seda võib nimetada ikka. No tegelikult me peaks nimetama Rail Häädemeesteks. Rail Baltic. Või mis ta siis on? Jah, mingi Lääneranna või? Ta läheb siis, mõni tahab läbi Tartu, siis ta saaks Tartusse, sealt läks siis tagasi Pärnu poole ja Sinka-Vinka, ega ta üle Läti piiri ei saa, ma saan aru. Jah, ühesõnaga selguski see, et meil on siin investeeritud, on möllatud, on kokku valetatud igasuguseid asju, kuidas odavalt ja kiiresti saab minna Berliini ooperisse. Nüüd selgub, et kallilt, aeglaselt saab minna Häädemeestele, aga ega investeeringud sellest ei vähene. Et miljardid lähevad sinna sisse, ma arvan, sama palju nagu ikka, ega siis... Ma sain aru, et isegi, et me oleme valmis ka lätlastele selle üles ehitama. See läheb natuke kallimaks muidugi. Lätlased otsustasid, et noh... See Läti nii suur ka ei ole. Et neil nagu ei ole vaja sinna Eesti poole ehitada seda, et seal on ju ainult mets, et mis ma sinna metsa ehitan raudteed. Aga meie ütlesime, et väga hea on metsa ehitada. Mis seal Häädemeestel siis viga on? Ei saa... Tegelikult on ilus koht. Ma olen käinud seal ka. Seal on, ütleme, ooperit ei ole, aga millest on seal väike ilus ubane laululava. Siis ooper. Peoplats. No ikka jaanipäeval, kui lähed Häädemeestele. Lihtsam on tuua paar ooperi tenorit sinna laulma mõni alla. Neid saab tuua rekkaga. Ei olegi raudteed vaja. Ja laadid tenoreid täis ja tood kohale. Et selles mõttes rohkem nüüd, see annab kohalikule omavalitsusele küllaltki palju nagu võimalusi. Siis mõtlen, rong käib edasi tagasi, inimesed tulevad, vaatavad ringi, mis me teeme. See ongi see sama, millest me räägime kogu aeg, et elu tuleb linnadest välja viia. Et külaelu arendada, kogukondlikku läbikäimist, kõiki siukese asju. Vähe sellest, sinna tuleks viia mõni ministeerium, mõni superministeerium. Loomulikult, miks mitte pealinnaks teha? Jah, Põltsamaa võis olla pealinnaks. Kuidas on Euroopa Liidus, eks ole, Brüsseli ja Strasbourgi vahel, eks ole, kogu aeg politas, kogu see bürokraatide parv, miks ei võiks olla sama moodi? Kaugelt nädalaks sinna Häädemeestele. Ja siis nädalaks tagasi ja siis jälle Häädemeestele. Sinna saab ehitada sellise nagu Paabeli torni moodi, eks ole. Sul endalgi lähem käia oleks siis seal. Muidu, seal samas. Ma panen, ja siis võiks ringi ratas käia. Ja see võiks tuttav luuleta järeb mere ääris. Palju lõbus on. Et selles mõttes ega ei ole halvasti, et ei saa. Ma ei saa aru nendest kriitikutest. Jah, et noh, miks te sinna Berliini otsite? Ei, seal ei ole midagi head. Ma ükskord käisin, seal on neid igasuguseid neid tüüpe, kes sobivad hästi börsinõukogudesse hästi palju. Seal on igasuguseid, jah. Ma hakkavad tänaval ajale hunniku all. Meil näiteks asi nii halb ei ole nagu seal. Aga läheme edasi. Ütleme, et meil on siiski mingid asjad on hästi. Ütleme, et see raudteasi nüüd ei läinud väga hästi. Need soov mitmekülgsuse asjad, praegu on veel väga kahtlased, aga mis kindlasti nüüd hästi läheb, on see, et Putini varilaevastikule tehakse ärtust ära. See on hästi. See on nüüd üks kindel asi. Mingit kahtlust ei ole, et see asi klaaritakse. Kirjutavad siis ajalehed niimoodi, et Ühendkuningriigi välisminister David Lammy on selle, ma ei tea, ma ei ole varem selle nime kuulnud, see minule sama tundmata nagu Soome president või midagi sarnast, et võõrustas niinimetatud Weimari gruppi. Weimari grupp on siis tema kolleegid Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Poolast, Hispaaniast ja samuti seekord oli kohas Kaja Kallas.
ja tänu sellele, et Kaja Kallas oli seal Weimari grupi koosolekul, otsustati, et venelastele pannakse kell tiksuma. Ja esitati ultimaatum, et kui nüüd korda majja ei saa, siis hakka kell tiksuma. Neil elektrikella ei ole, siis tänapäeval siis mingi vana uur või? No seda eks saab elektriga saab ka panna nagu ja mingi masina seal. Nii et igal juhul see asi pandi nüüd tiksuma. Ja ega see ei ole nagu ilma asjata, sellepärast, et väga palju probleeme on Putiniga. No üks asi sõdib, see on halb. Rahu ei tee, see on ka halb. Või hakkab rahu tegema. Jälle. Et noh, ühesõnaga ta ei oska olla, kõik mis teeb jube halvasti. Aga mis see varilaevastik, see on nagu siis nagu kummituslaevad või nad on mingid laevad, mis siis justkui on mingi teise riigi omad ja kolmanda riigi lippu all, täielik segadus, aga et veavad just nagu Vene mingisugust masuuti siis näiteks. Aga eestlased hakkasid ühte kinni võtma, siis panid jooksu või mis sellega täpselt? Ei, nad ei hakanud kinni võtma sellepärast, et selle kohta on ka meil uudis olemas. Selle kohta on uudis ja uudis ütleb niimoodi, et Herem, endine sõjaväelane, siis kindlas kõneviisis räägib, et tankerite kinnipidamine ei jää Eesti võimekuse taha. Ega Eesti ei tahtnudki kinni pidada. Ta ei tahtnud. Nad lihtsalt läksid sinna tankeri juurde ja vaatasid seal, noh, mis me teeme. Ärme tee midagi. Lasti paar helikopterit ka veel lendu ja. Aga mis ikka vabal ajal teed? Võtad helikopteri, noh, sõidad ringi. See on ju edukatel inimestel ikka helikopter käib nagu stiili juurde. Nii et, aga meil oli mingi laev ka üldse, millega sai minna sinna või kus nad said mingi kalapaadiga? No, meil ikka mõned laevad on, ega nad ei ole suured asjad, aga... Üks mingi, mis võimekas oli see, üks laev, see oli tehtud naelteks valatud ümber, et sellega ei olnud midagi enam teha. Ja, nael kummi, et see ikka takistab sõjamasinat, et noh, võib-olla on isegi rohkem kasu niimoodi. Aga jaa, et muidugi meil on nüüd kuulsad piraadikütid, kes käivad Somaalia rannikul, kas neid ei saa kuidagi kasutada, need on ka võib-olla need on venelaste poole üle, venelased räägivad, et Läänemerel on piraadid, sellist piraadijut üldse ei tohi rääkida, see on väga halb. Et noh, üks asi nüüd kell on ikkagi tiksuma pandud. Aga praegu tiksub ikka? Korralikult, kuulame praegu. No, näe. Et ühesõnaga see on hea ja kui nüüd oleks see plaan ka veel kinni pidav, siiamaani oli just nagu Herem ütleb, plaani ei olnud, mindi sinna laeva juurde, mingit plaani ei olnud. Noh, sõidate jah, eks te siis sõitke, mis meil ikka siin. Et kummaline on muidugi see, et need laevad ei teki ju siin siia merre Eesti juures, et nad tulevad ju sealt kõigist suurtest Euroopa riikidest mööda, seal Inglise mingitest kanali. Aga mis nad seal tiksuvad singlane? Siis ei olnud see kella veel nagu tiksuma pandud, et mingi otsus oli just, et tuleks nagu tegeleda, aga kell ei käinud. Ükski teine riik ei võta kinni või vaata neid, aga kui Eestisse jõuab, siis hakkas kell tiksuma. Aga ütleme, et nüüd, kuna kell juba tiksub, siis on, ja kui tuleb see plaan ka veel kinni pidada. Siiamaani keegi ei ole saanud, Eesti lihtsalt ka plaani ei olnud, läksid niisama laeva juurde. Ja nad on ikka kummituslaevad, siis nad võib-olla ei näinudki seal Hollandi rannikul neid ja Rootsi rannikul. See võib vabalt nii olla. Nagu seal see Jack Sparrow tuli seal veest välja juhti. Ega seda ei saa välistada. Sest mingi põhjus peab olema, et suured riigid, kel on laevad, lennukid, raketid, igasugused asjad, ei suuda nagu mitte midagi teha. Isegi ei näe tõesti, et seal kas on silmahaigus mingi pandeemia või on tõesti vee all selline käik neil seal. Aga näiteks väga hea lahenduse probleemile, nii kui kell tiksub, nii kui lahendust ikkagi veel ei ole ja paistab, et plaani ka ei ole, sest te oleks meie mõned ankerisid ikka nagu rajalt maha võtnud. Et on Facebookis avaldanud Lauri Jürgenson väga hea nagu idee ja idee seisneb siis selles, et ega ei ole vaja uusi asju välja mõtta, et Eestis mõeldi välja dialoogipolitsei, kelle jaoks? Just nimelt venelaste jaoks, eks ole, kes käivad pronksmehe juures, et ega neil ei saa ju minna koerte ja raudnuiadega kallale nagu mingisugusele Eesti demonstrantidele. Et nende jaoks tehakse dialoogipolitsei, kus siis niisugused vormis isikud lähevad sinna juurde, et seltsimehed. Küsivad luba, kas võib kõnetada. Meil on selline idee, arutame seda asja. Et samamoodi siis Lauri arvab, et võiks saata dialoogidessandi.
nagu nendele varilaevastiku laevadele. Koputavad vastu seda laeva ust nad külge. Lähevad sinna, et meil on, et võiks alustada väikse dialoogi. Kas te asuksime dialoogile? Meil on mingi ettepanek, kas te läheksite siit vetest natukene eemale? Jah, kas te ei paneks oma laeva põlema? Et millest see dialoog võiks nüüd täpselt seisneda, seda me ei tea, aga see ei ole ka meie töö. Muidugi. Me lihtsalt tuletame nüüd asjaosalistele struktuuridele meelde, et kui see kell enam ei tiksu ja kui tõesti mingit plaani ei suuda välja mõelda, et võimekus on, aga plaani ei ole, et siis plaaniks B on dialoogidessant. Ka siiski pean võib-olla siin natuke isegi lisama ühe mõtte, et dialoog võib ikkagi jääda monoloogiks, et võib-olla siis monoloogi politsei, kui vastust ei tule. Ja see on kindlasti on suur samm edasi maailma rahu ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse poole, et seda me ei saa kuidagi eitada. Jah, loomulikult. Kas on veel mingid huvitavaid teemasid? Siin on mõned huvitavad teemad, näiteks üks teema on natukene piinlik. See nüüd räägib meil sellest, et Eestis tehakse kliimaseadust. Aga seda kliimaseadust taheta mitte kellelegi näidata. Ainult siis, sel kuul ei tahetud näidata. Tehti valmis, juba räägiti, pidi nagu huvikuppe kaasatama kedagi, ärimehi ka nagu huvitav, et me teeme äri, eks ole, tavaliselt pannakse jälle mingid maksud peale, mingid piirangud, et kuidas seadus on. Näed, ja seadusel plaan oli tulemas, 30. aprillil pidid nagu esitlema kuskil veebis ja ei tea kus. Ei näidatud kellegi. Võib-olla see ilm ei olnud vastan siis. Tänaseks me juba teame, milles probleem on. Nii. Ma ei tea, kas võime ajas ette niimoodi kuu aega minna. Lähme ette, vaatan. Teilt see ei tulnud välja siis. Sealt võeti täiesti alatult neid kliimaeesmärke nagu vähemaks. Et ei saa... Et seda CO2 võib ikka natuke rohkem olla. Võib ikka natuke rohkem, võib seda tavalist elektrit natuke rohkem ja seda saastet võib natuke rohkem ikka olla. Et kuidagi vaikselt nagu see aru hakkab pähe tiksuma niimoodi, et ei saa niimoodi, kuidagi välja ei tule. Aga selle asemel, et saata kogu see kliimaasi nagu pikalt, öelda, et eksisime, miks me oleme siin sellised aru ei saa asjadest, kuuleme igasugust jutte, mis räägitakse, teeme nagu sikku, aga me teeme nii me kohe selle pealt hästi, aga tuuliku raha on ka raha, aga sellest saab poes asju osta. Et inimlikult mõistetav, aga nüüd kus asi on ikkagi nagu paistab, et juba Eesti valitsusele hakanud vaikselt kohale jõudma, seda ei julenud näidata seda seadust, et see ei ole enam tegelikult kliimaseadus, see on kliimaseadusest taganemine. Aga samas ta ei ole ka piisav taganemine, seda vastik ikka. Ja samm. Et õiget lahendust ei ole, õiget maailma päästmist ei ole, õiget majandust ei saa sellest tulla. Aga ega kliima ka ei muutu üle, ikkagi aeglaselt ja nii see kliimaseadus taganeb aeglaselt. Et tehke korraga ära, visake torudest alla see õudne nagu jampsimine, et saaks nagu natukene inimesed majandada, kes veel majandama on jäänud siia, aga saladuses seal midagi tehakse, aga ega kõik ei majanda halvasti. Meil on siiski uudis sellest, et keegi majandab väga hästi. Mis see on? Läti ja Leedu. Läti ja Leedu ka ja mis seal veel oli, mis Somaalia või kellega? Botswana majandab sama hästi kui Eesti. Aga Eestis on tegelikult üks börsiettevõte, kes majandab väga hästi, see on Eesti Energia. Ja meil tuli suurepärane uudis, et esimeses kvartalis teenis kontsern 93 miljonit kasumit. Ja see on hea. Jah, kasumit. Ja mis põhjusel? Võib-olla, et oli külm ilm. Kliima soojenemine, ei. Kindlasti kliima soojenemine ka, aga tulemisi mõjutasid kõrged hinnad. Sellepärast tuli see kasu, oleks odavalt pidanud, oleks mingid kasumid saanud. Aga kõrgind ja kasum tuleb. Nii et veel üks asi. See on majandusõpikute kuldreegel. Ja täiendavad tuluallikad. Seda välja ei mõtle. Põhimõtteliselt jah, see on sagedusreservide müük. See ka veel. Ühesõnaga, see asi, mis kogu aeg on meil olemas olnud, tasuta on nüüd lihtsalt raha eest. Siis, kuidas siis tulu ei tule? Mis meil seal on veel, eks ole, takistus on elektri nagu, oomimaks võiks olla, voldimaks, amprimaks, nii kui nii on, eks ole. Aga kus voldimaks on, kus oomimaks on, kindlasti on seal veel mingid näiteid. Et siin ma arvan, et tulemas on 1,2. Aga vahelduv vool. Aga ütleme niimoodi, et see ei ole veel, see on ainult pool head uudist. Veel on midagi. Teine pool on peaaegu sama hea, isegi natukene varem. Kui kasum oli 93 miljonit, siis nüüd
tuli meil uudis, et riik paneb Eesti Energiasse veel 100 miljonit juurde. Et kasvab veel suuremaks. Nojah, et noh, kui sa ei saa ju panna kahjumisfirmadesse raha, aga kui firma on kasumis, võib ju sinna investeerida. 100 sisse, laksti. Ja seal on, ta on börsi ettevõtte, jah. Seal on need, see nõukogus spetsialistid. Nojah, et seal põhimõtteliselt see on alles algus. See 100 ei ole nagu midagi, sellepärast, et nüüd saab ettevõtte alustada €1 miljardi suurust investeeringut. Mis ta ehitab? Tuulikuid ei, just pigem nagu neid tavalisi, noh, et tuulikud on nagu juba olemas või juba plaanis, aga et nüüd olete tuulikutega ei saa ju, no nagu Hispaanias läheb pimedaks nende tuulikutega. Elektrit on ka vaja, tuulikud erinevad asjad, aga elektrijaamad peaks ikka ka olema. Et siis see jah, seal on ikka neid, et oleks mitmegi siin, et seda juhitavat asja ka ikka oleks. Mingi voolu peab ikka saama, et need tuulikud ringi hakata käima. Tuult ei ole. Aga ühesõnaga, et noh, kui sa teenid umbes 20% kasumit niikuinii, sa saad veel sama palju raha juurde. No jah, milleks selle õpetajatele palka juurde maksta see 40 miljonit või miks see politseile juurde, et saame sinna panna 100 milkut ja tuul tuleb või see elektrik tuleb. Ja noh, et see asi on hea, see selgitatakse ka vabariigi kodanikele. Meie viimane küllaltki lõbus uudis räägib sellest, et Kliimaministeerium on teinud tühise 47 000 eest reklaamikampaania. Seda ainult 47 000, ei olnud 100 miljonit. Millest sa räägid, see ei ole mingi raha. Miljard ei makstud see kampaania, vaid täiesti saadi alla 50 000 tehtud. Kas oli see, mis ütles, et teie traktor situtakse lindude poolt täis? Näh, ühesõnaga, et nagu et see tuulik ei aita midagi, et ikka linnud situvad täis, aga tegelikult uuringud näitavad, et biomass väheneb nende tuulikute juures 30%. Et selles mõttes on tegemist klientide petmisega, see ei ole eksitav informatsioon, et situvad 30% vähem. Et situvad küll täis, aga ütleme pool tühi on ikka see traktor pärast. No ja see teine on see, et need tuulikud lükkavad linnud ise sinna laiali, siis tulevad koos selle sitaga alla. No sa seal lennata, no pead seal kuidagi slaalamit ja igal jaama seal. Saad aru, see kajakas on seal seibideks lõigatud, eks lendab igasugust ollust nagu pritsib laiali. Aga seda see reklaamikampaania ei täpselt. Seal jah, see jäeti selline veidi vildakas mulje. Aga need ikkagi korjati ära või on alles siia? No kõik vallad ei lasknud üldse panna endale seda, aga need, kes leidsid, et see on hea progressiivne mõte, Eino traktor muidugi, paneme reklaamid üles, no 47 000, ega rahva raha, kus see siis, tegelikult võiks iga üks endale teha väikse kleepsu ja kanda seda otsa ees, kes arvab, et see tuuliku asi on õige. Või siis kui teha selline kleeps, et oli nagu sellel Gorbatšovil selline plekk oli, eks ole, veas. Selline kleeps ja siis kõik saaksid aru. Et niikuinii see kampaania võetakse ju kunagi maha. Või tehke endale tätoveering pähe. Aga tee särki näiteks, paned siia, et minu traktor on puhas. Ja õla peal on siis ikkagi mõlema õla peal on nagu pagulid. Püramiidid. Et selles mõttes vähemalt elektriga on meil hästi. Kaja Kallasega ei olnud nii hästi, varilaevastiku tankeritega nii ja naa, eks ole, ja igasuguste hämarate sugudega, aga elektriga on täiesti hästi. Et summa summarum võime sul maikuu olla rahul siis? Jah, kui vähemalt Eesti Energial on läinud nii hästi, siis see on ju meie firma. Ega see ei ole võõras firma, see on meie oma. Et see on ka meie edulugu praegu. Ja kui on kade meel, ärge pange seda lülitit käima siis. Ja Kaja Kallas võib veel tõusta Euroopa moodsamate poliitikute hulka, lihtsalt rohkem on vaja tööd teha, on vaja pingutada. Ega elu ei ole läbi, karjäär ei ole lõppenud. Ei ole ja ta võib vaadata hoolsamalt, võib-olla kellegi nõuandjaks kutsuda ikkagi, kui ta läheb seda riietusse valima. Ega Armani ei ole ju ainus disainer, on ju veel seal. Areniit ja kõike. Kõik on, et sesti selles mõttes lihtsalt lahtiste silmadega Euroopas ringi vaadata. On igasuguseid moemajasid. Aga okei, kuule siis on hästi, saime selle maikuu üle ja püüame siis vaatajatele vastu tulla ja ka juunikuu kokku võtta, kuigi see juunikuu hakkab juba varsti ära lõppema, nii et seniks hüpake üle Jaani lõkke, ärge tagumiku ära põletage
ja kui põletate, eks me siis torkame saatesse selle rõõmsasti. Ja, head aega. Head aega.